Buongiorno italianos mafiosos. Kõigil on jälle suud lahti, et ma räägin eesti keeles. Kui päris aus olla, siis see Itaalia maafiavärk on kõik poisike siin Ameerikas, sest minu lapsepõlv möödus Lasnamäe ja Kopli uulitsatel, kus ma sain siis, või ütleme, kus karastus teras. Minu uue raamatu Aitäh Kopli ja Lasnamägi, mis on selle raamatu pealkiri, on täis siis elu, tarkusi ja mõtteid ja õppige poisikesed. 3 tilka Balderiani aitab alati sind rahustada. Kui sa paned selle pudeli viski sisse, jood selle viski ära, niimoodi lõdvestab ära. Kunagi ära lükka homsesse tegemata asju, vaid juba täna ära tee midagi, eks ju. Noh, teate ise, mafiosa värk, kogun katuseraha, lihtsalt jõud, võim ja hirmutamine. See on maffia poiste põhiline värk, sest miks riigijuhid ju samasugune maffia struktuur ja poliitikud. Meie samasugused, keegi ei ole parem ja halvam, kõik võitlevad. Ja see alamaailma värk, eks ju, või siis poliitikud kõrgemal, politseid, kõik omavahel seotud üks armas kamp. Nii. See nädalavahetusel mitte midagi teha. Ja minu plaan läks täide, tõesti kogu nädalavahetusel ma ei teinud mitte midagi. Võt see on, kui sa tead oma võimaluste ja ande, kõike nagu potentsi ja õige hindamine, eks ju. Rikas on olla lihtne, aga raske on lihtsalt sinna maani elada. Vaat niimoodi, mafiosad teavad seda. Teadlased tõestasid, et kõige kahjulikum töö on riigiametnikel, sest sellist kahju nagu poliitikud, administraatorid ja riigiametnikud, sellist kahju pole keegi teinud tavalisele inimesele kui need poisid seal. Raha ei haise, tavaliselt haisevad need, kelle seda pole. Sisemine, eesti keel ei ole nii sorav, eks. Seismine, see ei ole seisak. See on hea, sest kui sa oled pikali, siis see on veel hullem. Järelikult, kui sa seisad, siis tähendab, et see on juba progress, eks. Paar mõtet veel. Kui sa oled üksi, siis ära ela seda üle. Sest kui sa oled 0, siis see on nagu veel hullem. Kui alt tulevad naabrid ja hakkad sinuga mögisema, et sul jäi vesi midagi tilkuma nii ja naa, siis ära võta süüd enda üle, ruttu tee lapiga oma ülevalt lagi, eks ju, märjaks ja siis lähed selle alt naabriga nagu ülemiste juurde sinna riidlema, eks asju paika panema. Ära kunagi anna alla elus, pane elu lõpuni teemast mööda. Süva mõte oli see, et ma ükskord, kui ma auto läks katki, mul see Rolls-Royce, läksin, hüppasin selle marsruudi peale, vaatan marsruudi juht, eks ju, ostis pileti, ise autojuht ostis ise pileti, nagu vaatasin, midagi on viltu, siis järeldus, et kui sa jood, siis juua enne tööd või pärast tööd, et töö ajal ära juua, eks ju, nagu see marsruudi taksogi. Nii ostke mu raamatut, kui te ei taha, eks ju, et ma teile külla tulen.